täna siis selline mõnus päev. Et hommikul imeline päiksepaiste. Sai tegutseda ja erinevaid asju teha ja käima lükata. Ja kui sai Facebookis vaadata, siis numbrite keelel Merikesel oligi pandud, et täna on päev number 1, et tasub sinna vaatama minna, et seal on päris palju infot. Ja oli soov tulla siia Pääsküla rabasse. Kodus tulema hakkasin, oli jumala ilus ilm, päike paistis. Raba juurde jõudsin, vihmapilved tulid, mõtlesin, et kas saan ilusti hakkama, et ei saa vihma kaela. Aga ikkagi sain selle tibutamise kaela. Aga see kõik on hea, see puhastus. Ta puhastab meid, ta puhastab õhku, ta puhastab meie emotsioone. Nüüd on õhk nii mõnus, imeline, linnud laulavad, allikast vesi voolab. Et ta puhastaski ära enne, kui ma jõudsin allikani. Et tuli ülevalt puhastus ja nüüd sai allikaveega end pesta nägu ja juua allikavett. Et mis on ilusamad, kui suvel käia looduses, ammutada seda ilu, seda, mis teeb südame soojaks. Imeline linnulaul, veevuli. Kõik need energiad, mis olid mai lõpus, hoidsid kinni, siis nagu juuni algusega kohe vabanesid. Et nii mõnelgi tuttaval läksid ka asjad juunikuus kõik liikuma, mis enne seisid, olid paigal. Et tasub unistada siis natuke suuremalt, teha ise samme ja nautida seda looduse ilu. Kui meie sees on rahu, siis on kõik võimalik. Mõnus meditatsioon. Kutsun teid üles liikuma loodusesse. Mina armastan loodust väga. Mul meeldib looduses käia. Ja see ei tähenda, kui sa oled ka üksi, siis mine, naudi, ole. Üksi olles ongi, sa mõtled iseendaga, oled ja kuulad seda ümbrust. Su mõtted ei ole kuskil mujal, lobisemises või millegi kuulamises. Sa oled hetkes ja naudid seda loodust, seda, mis on meie ümber, mida me ise enesest mõistetavaks peame. Aga tegelikult see on ilus ja imeline. Et kõike imelist teile.